Tere! Eesti Raudtee on väga pika ajalooga ettevõte. Eesti Raudtee on üle 150 aasta vana. See vanus ei tähenda seda, et me oleksime ajas kuidagi seisma jäänud, pigem vastupidi. Me peame väga kiirelt edasi liikuma ja üks sellise kiire liikumise põhjus on see, et meil on käsil väga paljud erinevad arendusprojektid. Väga kulukad, väga mahukad projektid, mis on seotud just raudteetaristu uuendamisega. Nii me võime rääkida näiteks elektrifitseerimise projektist. Elektrifitseerimine on teisisõnu siis kontaktvõrgu ehitamine ja kontaktvõrgu laiendamine. Ja kontaktvõrk, nagu te ilmselt kõik teate, on see võrk, mille all elektrirongid sõita saavad. Täpselt samamoodi meil täna praegu uuendamisel ka turvangusüsteemid. Ja turvangusüsteemid võib-olla jälle tavalisele kodanikule väga palju ei ütle, aga turvangusüsteemid on tegelikult need samad automaatikasüsteemid, mis siis tuvastavad rongi asukohta, mis liigutavad tõkkepuid ülesõidukohtadel, panevad foore tööle vajadusel ja nii edasi. Ehk kõikide selliste valdkondade jaoks me vajame uusi spetsialiste. Täpselt nii me vajame spetsialiste ka teede ehituseks, raudtee ehituseks, sildade ehituseks, hoonete ehituseks, nii et meie tööpõld on väga lai. Meil on igasse valdkonda võimalik inimesi juurde võtta ja sellepärast oleme me eeskätt esimese hooga mehhatroonika ja elektroenergeetika valdkonda pakkunud välja ka stipendiumid. Mis puudutab praktikaid, siis praktikale on võimalik tulla meile oluliselt laiemas valdkondade hulgas, näiteks elektrivõrkude ametis, näiteks telekomi ja turvangusüsteemide ametis, ehitusteenistuses, liiklusteenistuses. Nii et kui neid tegevusi loetlema hakata, ilmselt saab kuulaja aru, et meil on võimalik väga paljude asjadega tegeleda. Nii et ootame teid kandideerima praktikale, ootame teid kandideerima stipendiumitele. Julgustan kõiki kandideerima. Sellepärast, et stipendiumile või siis praktikale kandideerimine ei võta kelleltki tükki küljest ära. Tihtipeale oleme näinud tegelikult olukordi, kus noor inimene, kes kandideerib, ise enda tugevusi võib-olla väga hästi ei tunnegi ja need tugevused saavad meile selgeks kandideerimisprotsessi käigus. Nii et julgelt peale hakkamist.